Ilmaprognoos nädala lõpuks lubab teatud piirkondades lume ja lörtsisadu. Käes on taas periood, kus liikluses tuleb olla äärmiselt tähelepanelik. Teeolud võivad muutuda minutitega. Riigi kärpekava on üle käinud ka Transpordiametist, mis on aga saanud talihoolde eelarvest. Õnneks on see summa suurusjärgus 22 miljonit jäänud viimaste aastate tasemele. Talihooldetehnika arvud on meile täna esitatud partnerite poolt. Meil on ligi 180 baasmasinat, külgsahkade ja puisturitega, mis liiguvad riigiteedel ringi. Meil on ligi 140 traktorit, kes tegelevad vajadusel järelkoristusega, ligi 50 öövlit ja ka 100 patrullmasinaid, kes siis riigiteedel tegelikult igapäevaselt toimetavad, et inimestel oleks ohutu liigelda. Verst on Eesti võttis sellel aastal talihooldesse üle paar lepingut Kesk-Eestis ja nüüd on talihoolde koha pealt riigi suurim partner. Nende puhastada ja hooldada jääb 17 000 riigimaante kilomeetrist 7000. Nemad on hooajaks valmis. Muret teeb vaid kõrvalteede kehv olukord. Kui keeruline on hooldajal üldse tegevust teha, kui tegelikult katted vananevad, kattete olukord halveneb, et siis tegelikult halveneb ka hooldaja tegevused selle katte korrashoiule. Et sellel peab tegelikult riik rohkem tähelepanu pöörama. Ma tean, et see ei ole mõtteid, kuid mitte veel tegelikult selgesti lahendusi. No praegune seis kinnitab seda, et raha on riigil olemas umbes sama palju kui siin ka eelmistel talvedel, kuskil suurusjärgus 22-23 miljonit talihooldeks on olemas masinapark, lepingutega on kõik kaetud, nii et võib tali tulla. Riik mingeid muutusi teehooldustasemete normides ei ole teinud. Kehtivad endised prioriteedid ja kohustused. Ilmselt pinge lasub hooldajatele siis, kui tuleb ette ekstremaalseid ilmaolusid. Ekstremaalsete olude puhul me räägime natuke teistest tingimustest, eks ju, et elu on näidanud, et iga talihooaja jooksul 2-3, ma julgen väita, et tulevikus juba rohkem, äkki isegi 4 korda tekivad olukorrad, kus siis hooldaja ei saa hakkama selle masinapargiga, mis tal tegelikult kätte on antud. Et selleks on meil tegelikult ka lepingutes siis lisatehnika välja toodud, mida siis lepingupartnerid saavad vajadusel kasutada, et neid ühikuid on umbes 85 tükki. Ma arvan, et seal baasmasinaid traktorid võib olla umbes pooleks. Teehooldusmasinad on muudetud niivõrd targaks, et täna sisuline kontroll, kuidas ja kas hooldatakse, on võimalik piltlikult tugitoolist tõusmata. Kas tööjõudu sellistele masinatele jagub? Kuidas neid juurde tuleb või kas see on populaarne ka, ega lihtne ei ole neid inimesi leida, sest tegemist on ka suhteliselt suurte keerukate ja kujutate ette seal liikluse ja sõidukite vahel teinekord on vaja seda tööd teha, et see ei ole lihtne. Üle-eelmisel talvel teehooldajaid kimbutanud puistematerjali puudus, eriti see osa, mida tarniti Ukrainast, on tänaseks lahendatud teiste tarnijate abil.